üks episood mu elus, mis oli kahtlemata väga oluline. Nimelt ma sain 2008. aastal elutööpreemia ja siin siis istub see seltskond, mina olen siin ees, siis Viive Tolli, Eino Tamberg ja Buratino isa. Rääkis omad sõnad, rääkis Eeri Klass. Ma mäletan, et ma alustasin niimoodi, et muuseas, et olgu öeldud, et mina küll veel endale ei oleks andnud elutööpreemiat. Niimoodi ma alustasin. Aastake Moskvas. Aastake Moskvas oli košmaar, täiesti jube. Moskva oli minu jaoks, ta oli nii närviline ja ta oli nii pahur ja inimesed olid kõik nagu tigedad ja trügimine ja mul oli 2 ümberistumist, kui ma tööle sain. Stalinski rajoon oli see veel, linna servas. Mind kutsuti muide Gelava Nikolaevna. See helvi oli neil täiesti võimatu. Sina siis töötasid seal Moskvas tuberkuloosi arstina. Ja Andrei käis seal konservatooriumis, õppis. Aga Moskva suures kultuurielus saite kuidagi osa? No sain ikka kontserdid selles konservatooriumi suures saalis, kus põhiliselt head kontserdid olidki. Ei, Moskva, no muidugi see eliitkultuuriline, see oli absoluutselt midagi muud. Ja seal õnnestus näiteks paljudega tuttavaks saada, ütleme näiteks tuntud pianist Richter, Sviatoslav Richter. Temal oli oma korteris maalinäitust. Selgus, et ta ka maalib. Seal käisime. Siis Prokofjevi noorem poeg oli, kelle perekonnas me käisime korduvalt. Šostakovitšit nägite ka? Šostakovitšiga ja Šostakovitšit kontserditel nägime ja ühel kontserdil oli ta istus meie ees ja kogu aeg tõstis oma kandu üles ja mõlemad mõlemas kannas oli suur auk sokil. Andrei tegi mulle niimoodi, vaata. Sa meenud mulle väljaku rüsinas, toimekate tõttamispaigal, läbikäigurajal. Tõttajad tipivad igal ühel mõtted mapis teostuse ootel. Tuvid ristlevad väljaku kohal ja hõljuma jääb helevalge sulg, kui ära eksinud mõttetus üldises toimlemises. Minul aga pole muud kaasas, kui et su silmad olid tulnud tookord mulle vastu. See oli nii, et ei saanudki muud moodi, kui minna käsi käes udu sisse, et seal esimest korda usaldada teineteisele oma silmad. Põhjus, miks ma Moskvast ära tulin, oli ju see, et ma hakkasin Peetrit ootama. Aga me elasime keldris, me elasime ühes niisuguses majas, mis oli jäänud Moskva põlemisest 1812 terveks ja jõudnud vajuda siis nii, et inimestest olid näha ainult jalad põlvini. No täiesti maa all. Ja seal ei olnud ei pesemisvõimalust, ei söögi tegemist ei maksa üldse rääkidagi. Siis oli seal veel külm, siis seinad olid kõik hallitanud. Oli täiesti võimatu seal kujutleda lapse pidamist. Aga see 54 aasta nüüd ikkagi, et kas Andrei jäigi siis Moskvasse? No Andrei jäi Moskvasse ja siis käis Peetrit vaatamas veel lennukiga, ükskord sõitis. Ja... Kippus kaugsuhteks? No kippus kaugsuhteks just nimelt. Vaat minu vanemad hakkasid leidma niimoodi, et ma peaksin lahutama.
Aga kas su vanematel muidu see abielu istus kuidagi? Vaat, no nad lihtsalt talusid seda. Aadlik ikkagi Moskvas, kõrge kultuuritegelane? See absoluutselt ei lugenud millegi pärast. Aga mis luges? Võib-olla see, et isa kujutas ette, et kui tema abiellus, et siis tal oli ikkagi kogutud, eks ole, mingid summad ja ta sai nagu perekonda üleval pidada. No kus see Andrei neid summasid pidi saama, kui ta käis ülikoolis veel alles? Siin on Peeter, keda me kujundasime Napoleoniks, talle niisuguse salguke. Ta oli väga hea tita, ma pean ütlema. Kui tihti Andrei siis Moskvast käis Peetrit vaatamas? No mis ta sai paari kuu tagant umbes ja Peetri saadeti ju välismaa, vanatädi saatis riideid ja mulle saadeti riideid ja kui ma Eestisse tulin, siis ma hankisin omal ikkagi töökoha kohe. Lapsepuhkus, ainult 3 kuud muuseas oli ja ma tulin töölt ära. Ja no isa töötas tipis, kogu aeg töötas ta ministeeriumides ja Eesti aeg jõudis kaunis kõrgele, et no presidendi käskiri oli tema, nii et mul on see leht ka veel alles. Määrati teda majandusministeeriumi tööstusdirektorina. Vaat see oli lehes see pilt, ma ei tea, mis Noorte Häälest. Gustav Germani tehtud, 50. lõpp. Ja, oli Loomingus ilmunud. Me jõudsimegi teise olulisse valdkonda, millest võiks rääkida. See on kirjandus. Ja. Luuletaja, luuletõlkija. Kuidas see alguse sai? Et arstitöö kõrvalt siis tuli luule? Arstitöö kõrvalt tuli luule, ja just nimelt. Ja eriti just öövalved. No kui lapsed veel väiksed olid ja kõik. Need olid kaunis tihedalt. 4 korda kuus oli mul vähemalt valved. Kui kaua see su arstikarjäär kestis? Oi, kuni pensionini. Kas need luuletõlked Jessenin ja Kupala, kas need on nagu hinge lähedast autorid või lihtsalt kuidagi kirjastus kuidagi pakkus? No enamasti oli ikka nii, et kirjastus pakkus. Et mul nii palju aega ei olnud, näiteks nagu Ainil Kaalepil ja paljudel tõlkijatel, et ma oleks tustinud seal saksakeelseid või prantsuskeelseid või venekeelseid ja pakkunud ise. Et ma pidin ikka võtma enamasti seda, mis mul pakuti. Ja kas alguses siis õnnestus ka kohe, et esimesed tõlked said kohe kiita toimetada? Esimesed tõlked olid niimoodi, et taheti ruttu anda ja siis neid tõlkijaid oli õige mitu seal, kellele jagati. Ja mina olin siis üks, esimene kord ja see oli vene keeles tõlge. Esimene luuletus või luuletuskogu oli mul Mägedes sünnivad pilved. Aga lastele? Aga lastele oli vist Päike võttis kirtekannu oli vist. See siis ilmus, mul ei olnud veel raamatutki, mul oli Loomingus ainult ilmunud ja siis ajakirjanduses luuletusi. Aga see oli niisugune, mina tulin kirjandusse sellisel perioodil, kus ma olin ainuke. Ma ei olnud see kobar, kes minust, ütleme, 7-8 või isegi natuke rohkem aastaid tulid, 60-ndatel tulid. Mina tulin seal 56-ndal, jah, 56-ndal ja täiesti üksi. Ja selle tõttu muidugi sattusin ma ilma raamatuta veel ja sattusin nagu meedia huvi orbiiti. Muuseas, algajate, luuletajate puhul Kirjanike Liidus oli ette nähtud nii, et mingisugune juhtkirjanikud
istusid koos ja siis andsid kas nüüd sulle vaba tee või leidsid, et tuleb parandada või... Käsikirja arutamine ühesõnaga? Käsikirja arutamine oli, jah. Ja ma mäletan, et Vladimir Beekman oli seal, selle minu esimese raamatu puhul, kes ütles, et see on, ja ütles veel kuidagi niimoodi, et see on väga hästi nii-öelda läbi kirjutatud ideed ja tema andis positiivse. Kas see oli nüüd esimene lasteluulekogu või esimene? Lasteluulekogu. Aga see täiskasvanud oma, mis enne ilmus hoopis, sellega ma mäletan, kui me istusime koos, Jaan Kross oli ka, ma mäletan. Jaan Kross tegi mulle veel ühe väikse märkuse, ütles, et selle, ma ei mäleta, mingisugune niisugune, et üks sõna teisega asendada, et see oleks nagu parem, mulle tuleb praegu meelde, mis see võis olla. Niisuguse heatahtliku, aga arvustuse kirjutas mulle see nüüd Kruus Oskar, kes leidis ikkagi igasuguseid niisuguseid vigu või selliseid üldiseid kalduvusi. Ma mäletan, niisugust norimist oli ka. Ja siin on siis nüüd see saatuslik reis, Olev ja mina, kus me tuttavad niimoodi tere või niimoodi me olime enne, aga see oli üks niisugune suurem ekskursioon. See on siis ekskursioon Krimmis, jah? Krimmis, jah. Olev organiseeris niisuguse takso, olid sellised suured, ma ei tea, simmid või sillid, kus oli 7 inimest. Sellise takso, et teha ringreis. Oli niimoodi, et meie auto läks kärssama ja siis me jäime sinna platoole, tegime selle lõkke, eks ole, istume kõik seal ja Olev Soons ütleb kõva häälega mulle niimoodi, Helvi, kusjuures teine laps oli just, või 3. laps oli just sündimas, et käis helistamas, et kas on juba sündinud. Ja ütleb mulle niimoodi, tead, kui meie abiellume sinuga, siis arvesta seda, et lapsel võivad tulla kõrtsilmad, sest tal endal oli. Ütles niimoodi sulle, olles ise samal ajal mingi teise naisega just... olles abielus... Ja 3. laps sündinud. Ja sellise lause ütles nüüd sulle. Kuule, mida sina teeksid niisugusel puhul? Midagi ei osanud ma teha. Aga see sama reis? Sama reis. Jah. Ja see oli just, me olime, eelmisel õhtul oligi see juhtunud, sellepärast, et see ongi seal Jaltas, kus me läksime siis randa. Siis me sõitsime Moskvasse. Muidugi meie kuramaaž oli seal niisugune kaug ikkagi, et naiste telk ja meeste telk, aga Moskvas oli Tšehhi klaasinäitus, mis oli niisugune väga. Ja sinna me läksime Oleviga kahekesi, teised ei olnud huvitatud. Seal tegime niisugused, saame igaüks käis, mis teda huvitas, näiteks poodides ja nii edasi, aga meie läksime Tšehhi klaasinäitusele. Ja seal mängis Smetana Vltava ehk Moldavfluss. Tead seda, jah? Ei tea. Tead? Ja seal me käisime käest kinni juba ja siis selle abielu ettepaneku oli ta nagu ära teinud juba. Seal samas, kui me seal platoo peal olime. Mina ei osanud midagi ütelda selle peale. Ja kaua siis aega mööda läks, kui juba tõepoolest pulmad teil olid? No siis tuli ju rahutada, issand. Kui sa nüüd lased silmade eest läbi või füüsiliselt riiulil
vaatad oma kirjutatud, oma loomingut kirjalikul kujul, luuletõlked, lasteraamatud, siis mis neist on kõige olulisemad sinu jaoks? Seda on mul väga raske ütelda. Keda mulle, näiteks üks alguses, kui ma alles alustasin tõlkimist valgevene keelest, siis esimene, kes mul anti, oli Koolas minu meelest. Ja see ei ole eriti hea luuletaja. Aga Kupala on sarnaneb natukene Juhan Liivile, olevat olnud selline anti ehk vastaline. Ja tema oli tõugatud trepist alla, ta niimoodi sai surma trepist alla kukkunud. Igatahes tema 100 aasta juubelil ma käisin koos Jaan Krossiga. Ja niisugust rahvamöllu ja rahvamöllu eest esinemist ei ole minul iial olnud ega vist Jaanil ka mitte. Rahvast oli nii, et ühesõnaga sa ei saanud kellelegi kontsentreeruda ega vaadata kuskil kellegi, vaid lihtsalt rahvameri oli. Jaan rääkis siis niisuguse jutu ära ja ma mõtlesin, et mina ei räägi midagi või et mind ei sunnitagi rääkima, aga siis enne nad rääkisid, et ikkagi teie ka natuke rääkige. Ja mina siis lugesin nendele seda ühte natuke eesti keelt ja siis küsisin, et kas te tundsite ära ja siis niisugune vaimustuse puhang. Me istusime Jaaniga, see oli niisugune tehtud selline poodium, kus olid read alanesid, mis on viimases reas ja sealt tiritakse mind jällegi meedia, et tulge palun alla ja siis oli mul seal 3 mikrofoni, et te olete tõlkinud Koolast ka ja kumb teil rohkem meeldib, see huvitas neil kõige rohkem. Ja siis ma ütlesin, ja mis oli õige, et mulle meeldib paika palju rohkem, meeldib mulle Kupala. Üks sinu kuulsamaid luuletusi on ilmunud ajakirjas Pioneer aasta 70. Pealkirjaks Mägra maja. Jah. See on nüüd selline luuletus, mis idee järgi ilmselt oleks lasteluuletus, aga see justkui nagu ei ole ka. Seda on dekodeeritud siis lahti nii, et see on hukkamõist migratsioonipoliitikale. Idee tekkis mul sellest, Osvald Tooming, aga tema oli ühtlasi ka looduse huviline. Ja temalt ilmus siis selline täiesti puht zooloogilisest seisukohast lähtudes oli see, et vaata, et see introdutseeritud kährikud nüüd siia Eestisse, et nad on ikkagi väga agressiivsed ja see sama asi kõik, eks ole, et kuidas nad ise ei viitsi teha omale neid urgusid ja et trügivad sinna meie mäkrade juurde, trügivad, eks ole, et mägrad on üldiselt sellised korralikud ja ei ole agressiivsed üldse, aga et kährikud on üldiselt ja ühesõnaga see oli täiesti kirjutatud ja mina julgesin kirjutada seda just sellepärast, et mina teadsin ju, miks ma seda kasutan ära, seda motiivi ja kirjutan nii, nagu kirjutan. Rotinahast, rihmad ja mis mul seal kõik olid, mul ei ole peas enda. Nii et see paralleel inimeste maailmaga oli seal ikkagi teadlikult sinu poolt sisse pandud? Absoluutselt. Ja mida veel kirjutas Jaan Kross nüüd Eesti ajal juba, kui
tema eluraamatus on natukene minust kirjutatud ja vaat just sellest Mägramajast kirjutatud, et mina lõpetan veel niimoodi, et rada lookleb praegugi veel rohus. Nii on. Et näiteks praegu väga tohutult jälle läheb kokku. No ega just ma seda praeguse poliitika. Praeguse poliitika, jah. Õhtul keegi äkki kloppis. Ukse taga seisid kährikoerad troppis. Ma saan aru, et sensor magas sel hetkel, kui te templi alla lõi. No mina ei tea, kuidas peatoimetaja oli puhkusel. Mina ei teadnud üldse mitte midagi, eks ole. Noh, käin ikka tööl, oma arsti tööd, eks ole. Olid sa valmis selleks, et sealt võib prohmakas tulla? Ei olnud. No ma mõtlesin, et mul on see tagatis kohe olemas, see tooming. Et sina räägid lihtsalt loomadest? No jah. Aga mis seal oli ju Venderi illustratsioon, kus nendel kährikutel oli täiesti nagu Vene sõduritel olid need algselt sellised nupuga mütsid ja need olid pähe tehtud, et sealt oli veel ekstra vihje. Mis siis sai? No siis oli niimoodi, et parteis ma ei olnud, eks ole, komsoolis ma ka ei olnud, kirjanike liidus ma ka veel ei olnud õnneks. Pole kuskilt välja visata? Jaan Kross ütles, et kuule, sind võib välja kutsuda ainult majavalitsus. Ei ole kuskilt välja visata? Ja, ei no keegi ei kutsunudki mind välja, aga hakkas näiteks klubis hakkasid julmalt istuma minu kõrvale teada olevad nuhid. Kukus? Kukus. Ja tulid, ma mäletan, 3 tuli üks Randar Hiir, kes töötas KGB-s, eks ole. Niimoodi. Siis meie kurselt üks, kes oli ta sõber ja täiesti kindlasti võis arvata, et ka, et oli juba enne kuulda. Ja ma ütleks, see 3 oli. 3 tulid Olevi ateljeesse. Mina käisin seal pärast tööd, tulin ja kirjutasin siis jälle seal oma asju. Ja siis sai mulle selgeks, et ma ei tohi ennast näidata vähemalt aasta otsa. Ja siis ma ei käinud üldse kordagi enam üks aasta otsa, igal juhul mitte klubis. Ja üldse vältisin Tallinnat. Elasin oma Keilas. Et mingisuguseid meetmeid sinu suhtes ei võetud tarvitusele? Siis, kui sai hakata andma avaldusi, et välismaale sõidud, eks ole, siis mina muudku hakkasin andma. Nii? Äraütlemine. Nii kui ma äraütlemise sain, nii ma uue kirjutasin jälle. Kuni, kui läksin jälle sinna, kus need teateid sai, siis üks töötaja ütles mul niimoodi, et teate, et ärge enam kirjutage, heatahtlik. Ärge enam kirjutage, et teate, et niikuinii ei saa. Ja ühesõnaga ma olin nimestikus, kes ei saa. Kes ei saagi? Kes ei saa. Ja siis pakkus ta seda veel, et Nõukogude Liidu piires on nii tohutu palju võimalusi ja tõesti on. Ja siis oli niimoodi, et Remmelgas, kes oli teada, et ta on, mis ta oli veel kõrgem ohvitser ju. Ja tema mind hakkas soosima ja mind hakati arvama igasuguste nii estonskõi kultuuri, näiteks Ukraini või Turkmeeni või Kasahstani, kus ma kõik käisin. Ja mööda liitu ringi sai küll sõita, jah. Et ilmselt see oli see Mägramaja, mis seal oli see toimiku vahel. Aga ma mõtlesin veel teist asja, et seda ma hulga hiljem hakkasin mõtlema, et võib-olla see, et Andrei ju 73. aastal sõitis minema. Andrei elas ju välismaal, et see võis ka olla.
see võis ka olla põhjus. Üks sinu huvitavatest raamatutest on Putuka jutud, mida ma lapsepõlves lugesin, mida illustreerivad Vello Vinna äärmiselt sugestiivsed pildid. Miks järsku putukad? Mis artiklit sa enne seda ei lugenud sealt Eesti loodusest? Ei, ma ei olnud artiklit lugenud. Ja ma pean ütlema, et putukaid ma üldiselt kardan. No eesotsas muidugi emblikud. Tähendab, ma uurisin ja lugesin. Nii, et see sama jutt, see putuka jutt, see viimane pikk, kus see mardikas lendab suveöös ja kuidas ta otsib siis, kus maanduda ja see on kõik õige. Nad teevadki nii ja nad lähevad ka, võitlevad oma pruutide eest seal omavahel need meesmardikad, kui kujutleda, et nendel on ka mõtlemine ja et nad tülitsevad ja et nagu intelligentsi vahe on siin, et mingi sääsk on hoopis IQ hoopis kehvem, eks ole, et aga mardikad on juba huvitavad. No nagu mõistujutt, eks ole. Tegelikult ma väga nautisin seda kirjutamist. Jah, nad võiksid selle just nende piltidega ja võiksid uuesti välja anda. Mina ei ole kellelegi pakkunud. Tegelikult peaks muidugi pakkuma. Ja siin on nüüd tillukene Kertu ja Peeter ja see on mu ämm, keda ma väga armastasin ja algust ta ei hoidnud Peetrit ja seda oli kohe tunda. No me niisugune jahe vahekord oli, aga siis ta hakkas Peetrit hoidma, sest tegelikult Peeter oli niisugune inimene, kes ei kujutanud ette, et keegi võiks temasse üldse halvasti suhtuda. Siin on üks tore pilt, kus me oleme Kunstnike Liit korraldas lastele nukuteatri esinemise. Ja muuseas siit tagant on ära retušeeritud näiteks Viive Tolli oma lapsega ja sugust pilti, ja need on kõik retušeeritud, nii et kui meie kolmekesi oleme siin. No ma saatsin kellelegi. Sul on 2 last? Ja. Peeter ja Kertu. Ja. Neil on niimoodi laias laastus 10 vahet. Kui sa nüüd võrdad nende lapsepõlvi, siis mille poolest? No 7 aastat on neil vahet. Jah, 7 aastat, aga ütleme, kui me võrdleme Kertu lapsepõlve nüüd Peetri omaga, siis kas see erines millegi poolest? Oli see kuidagi teissugune? No Peeter oli tükk aega üksi ju mul ainuke laps. Nii palju muidugi. Seal on ikka suur vahe. Nii palju oli. Kertu jumaldas oma vanemat venda. Ja nendel oli väga hea läbisaamine. Jah, no muidugi aeg oli ka natuke jälle teine ja üldse elu läks ikkagi meil kogu aeg ju paremaks, mis siin rääkida. Sõda jäi kaugemale ja no Peetriga tegelesin ma hästi palju. Peeter on mul igal pool kaasas, kohvikus oli kaasas ja et sai varakult juba kultuurikooli? Ja. No meil oli igasugust mänge. No näiteks ütleme, et võtame nüüd kunsti, kujutava kunsti. Ja ütlen siis, kes on selle maali autor. Ütlen maali inimene. No näiteks ütlen Mona Lisa. Et selline mäng oli Peetriga? Ja. Igasuguseid, sellel teemal oli kogu aeg. Kas Peeter mängis hea meelega seda mängu? Ja. Hilisemas elus ta oli selline avalike skandaalide keskmes sattuv isik. Näiteks propelleri kontsert või siis kas sellist protesti või vastalisust või rahutust oli ka juba noores põlves? Ei olnud, ei. Tema klassijuhataja teda väga hoidis. Kuigi nagu nüüd alles siin Tartus ta rääkis, kas sa tead, emme, et ma tegin ju poppi ikka koolis päris palju, et ma käisin
Tallinnas lugemas raamatukogus. Sest ma üldse ei teadnud seda. Noh, mis hakkas suitsetama varakult. Üks südamevalu, mis emadel tuleb. Ja ma veel arstitädi ka, mu ema ise ka suitsetas. Kusjuures Oosons ei kannatanud silma otsas, et ma suitsetan. Vaat see minu suitsetamine oli niisugune töö juures. Kõik naised olid meil tubdispanseris. Mehed olid osakonna juhatajad igal pool. Aga meie siis need, kes seal oma kabinetis vastu võtsid, need kõik tõmbasid suitsu. Ja mina ka, ja neist valves sain, miks sain kirjutada, sain ka suitsu tõmmata seal. Aga kodus mul ei tulnud meelde ka üldse. Kui nüüd vaadata, et Peeter on muusik, Peetri isa oli muusik, Peetri ema oskas ka suurepäraselt, eks klaverit mängida. Ja kui me nüüd vaatame, et Kertu isa oli kunstnik ja nüüd Kertu hakkab ka kunstiga tegelema. Mida sina arvad, kas selline huvi mingi kultuurilise väljenduse vastu tuleb geenidega või on see lapsepõlves kuidagi külge haakunud inimesele või milles see tuleb, et muusikutel on muusikutest lapsed, kirjanikel? No see on ammu kindlaks tehtud muusikute puhul, eks ole. Mis see on? Et see on geneetiline kahtlemata. Muusikageen nähtavasti on ikkagi väga pärandatav. No võtame Bachid, eks ole, Bachid on eriti selline näide. Terve parv. See nagu arst, kes on kokku puutunud geeni valdkonnaga, ütled, et on olemas selline geen? No muidugi, ilma igasugu kahtluseta. Et kas see on nüüd geen, aga võib-olla on mitu geeni, me ei tea, kuidas täpselt on. Aga igatahes niisugune pärandatav on see igal juhul. Kord looja taas tundis loomise soovi. Universumi laboris tehti peaproovi. Ja esmases etteastes inimvaimu lennata lastes see lihtsalt laiale vajus ja õndsalt kõiksusse hajus. Kuid looja teadis, mis teha. Lõi vaimule elusa keha. Ta aju lõi meile pähe, oma valduste uue tähe. See temaga haakuma pidi, oma enese kanalit pidi. Mis juhtus? Kõik läks kui nurja. Elu tähendab head ja kurja. Sest loodud elusümfoonia on tegelikult agoonia. Kui taipad kord elu saab otsa, siis komistad looja otsa ja küsid, kuhu saadad siit tähe, mille võlusid meile pähe? Mu ema ja isa on seal, kui ma sain 50. Ja üleval on siis suur vend väikese õega? Ja. Väike õde on selline 2 saanud. Aga miks Inglise kuninganna pilt? Lihtsalt, ma ei tea, Kertul on ka. Kertu saatis mulle selle, kui nad Inglismaal olid. Ja siin on veel Sai Baba pilt? Ja, Sai Baba on mul väga oluline olnud. Ütleme, Sai Baba on selline, kes jutlustab armastusest.
niisugusest suurest laias mõõdus võttes. Et ja ütleme hinge hoidmisest puhtana, eks ole, igasugused vihased tunded ja kõik need, et no tegelikult olin ma juba enne natukene sinnapoole. Aga ma räägin nüüd seda, mis juhtus, mis ta nüüd suri meil siin 1,5 aastat tagasi vist. No minuga on üldse muide palju juhtunud niisuguseid asju, kus ma olen teispoolsusega kontaktis. No ütleme näiteks see konkreetne. Oli niimoodi, et me otsustasime minna Peetri ja Mariaga Vene kirikusse. Muide, see oli see üks niisugune kokkulangemine, et lihavõtted olid ühel ajal. Ja minna siis, kui see ümber kiriku käimine on, eks ole. Ja mina siis ka Peetri Mariaga ja Maria Peetrine anti mulle üks pisikene ikoon ja siis veel kätte veel küünal ja tegime selle ringi ära ja siis Vene kirikus on niimoodi, et jäädakse seisma. Kirikuks on nagu lukus ja siis üks preestritest koputab sinna ja siis, et mis te siin, niisugune diskussioon seal nende vahel. Inimesed tulevad. Ja vaatan seal ühe korraga näen täiesti selgelt üle elu suurune sai baba, aga mitte oma tavalises oranž on nende värv, vaid rohelises, säravas rohelises riides kuskil siit maalt niisugune ja on seal ta, aga ta ei naerata. Aga ise mõtlen siis vaikselt, ma võtan niisuguseid asju niimoodi väga normaalselt, et ei ehmata ega ei võtan täiesti rahulikult. Et mõtlesin, et ta nähtavasti kiidab heaks nüüd seda, et ma siin ka ikkagi kirikus ja niimoodi käisin sõnaga, et positiivselt nagu suhtub sellesse. Ja tulen koju kõik ja lähen magama ja hommikul ma harilikult teen raadio lahti, kohe niimoodi silmad kinni veel teen raadio lahti. Esimene lause tuleb sealt. Täna öösel suri paljudele eestlastele tuttav usumees sai baba. Mida te ütlete selle kohta? Mitte midagi ei ütle, eks ole. Ei saagi midagi öelda.